vette paneme lilledele. Ja mis me veel teeme? Teagi. Koristame terve rõdu ära täna, on ju? Jah. Aitad mul koristada? Jaa. Kuidas sa aitad? Jaa. Peaasi, et saaks veega mängida. Ja mis sul jalas on? Kummikud, kummikud. Emmi nagu väike kalamees. Süükeste pükstega nagu kalamees. Jah. Ja sina oled ka nagu väike kalamees oma kummikutega. Lähte kala püüdma? Jah. Lähme küll. No nii, Sofi ütles täitsa õigesti. Hakkame täna lilli kastma ja rõdu koristama. Teises järjekorras kõigepealt koristame ja siis kastame. Kuule, mis sa arvad, et mina lähen kohvi tegema ja sina koristad kõik rõdu ära? Oled nõus? See oli kohe kindlasti nõusolek ja ma lähen kohvi tegema. See on väga hea, aga see on ka väga hea. Mina soovin seda. Maasikasmuuti. Jah. Jah, me saime rõdu koristatud ja sööme siin mõnusat õhtusöögi. Meil on jälle uudiseid. Me oleme jälle kodus kolmekesi, issit ei ole. Ja põhjus, miks teda siin praegu ei ole, on see, et ta vahetab töökohta. Ta on töötanud siiani teletornis juba aastaid ja aastaid. Ja nüüd on aeg käes, kus on aeg edasi liikuda tal. Ta leidis endale uue töökoha, kus on tal väljakutseid rohkem ja sammuki edasi karjääriredelil ka. Nii et jah, ta on nüüd oma vabadest päevadest juba seal tööl. See tähendab seda, et ta on kuu aega iga päev tööl, vähemalt 12 tundi. Iga päev. Nii kaua, kuni teletornis leping lõpeb. Ja seetõttu me olemegi siin kolmekesi kogu aeg ja suht nukrad ausalt öeldes. Ma oskasin oodata seda, et minul on raske ja ma oskasin oodata seda, et temal on väga-väga raske. Aga ma ei oodanud seda, et ma lihtsalt ei tulnud selle peale, et lapsed hakkavad ju ka issit igatsema ja Sofia küsis 3. päeval esimest korda, et millal issil puhkepäev on. Ja siis ma rääkisin talle, et sinna läheb veel ikka aega natuke ja siis ta muutus selliseks nukraks. Okei, aga see läks ruttu mööda ja 4. päeval, kui ta sama asja küsis, siis ta hakkas kurbusest lihtsalt nutma. Ma ei osanud teda mitte kuidagi lohutada ka. Selles mõttes, et ma ei saa ju öelda, et ära muretse, issi homme on kodus või ära muretse, issi on järgmisel päeval kodus. No ei ole ju. Selles mõttes on raske. Et ma nüüd iga päev pean siin seletustööd tegema talle ja pean kurba nukrat nägu vaatama. Aga kokkuvõttes on kogu see pingutus meilt kõikidelt seda väga väärt. Viimane aeg oli tal edasi liikuda ja uusi väljakutseid otsida. Ja ta tõesti leidis emale nüüd uued väljakutsed. Ja ma olen selle üle nii hea meel, sest ma pole teda nii elevil tööasjade pärast näinud ikka juba aastaid, ma ütleks. Nii et jah, sellised värgid meil siis toimuvad praegu siin kodus ja
anname kõik endast parima, et see aeg võimalikult valutult üle elada. Tõesti loodan, et aeg hakkab nüüd 2 korda kiiremini liikuma ja me saaks lõpuks ometi hakata oma suve nautima. Siiski ei ole ikka sama, kui me kogu aeg kolmekesi oleme. No issi on kogu aeg puudu lihtsalt. Hoidke meile siis preialt, et me selle aja üle elaks. Ja et mina närvivapustust ei saaks ja issi üleväsimusest ära ei minestaks ja üldse, et lapsed käituksid enam-vähem hästi, siis oleks kõik hästi. Olge tublid. Tšau!